Tere head kuulajad, käes on järjekordne podcast Peavõit episood. No ujumine on kõrvalt vaadates vähemalt minu jaoks kõige üksluisemaid alasid üldse. Tunnid, basseinid, kordused, jooned põhjas ja seinad ees, pole kontakti vee alla. Mulle tundub, et seda publiku emotsiooni ka kuulda ei ole, no trennis ei ole seda nagunii. Ja on vähe hetki, kus saad kellelegi otsa vaadata ja reageerida. Samal ajal on see ala, kus tippu ei jõua ühegi nipiga, ei ole trikke, ei ole shortcutte, on ainult maht, järjepidevus ja see, kuidas oma peaga kõige selle keskel hakkama saad. No täna on mul vastas mees, kes on selle tee läbi käinud USA ülikooli süsteemis, tulnud lugematu kordi Eesti meistriks, vahepeal ujumise täiesti sinna paika jätnud ja tulnud sealt tagasi nii, et võidab Euroopa meistritiitli. Ja seekordseks külaliseks on muidugi Ralf Tribuntsov. Tere, Ralf! Tere, rõõm olla siin. No alustame sellest, et kuidas praegu läheb, et nüüd on juba mõned kuud sellest triumfist möödas, oled nüüd harjunud mõttega, et oledki Euroopa meister? Jaa, et elu on päris huvitaval, on avanud palju uksi, uusi väljakutseid, fotosessioone, podcast'e, et elu on natuke muutunud, aga ütleme nii, et üks medal, ma arvan, tegelikult kasvatab isu, nii et ma tahan olla nüüd veel parem ja veel rohkem endale tõestada. Ja praegu kõvad treeningud käivad ja valmistume augustis tulevateks pikaraja EM-iks. Aga peame ikkagi kohustusliku asja ka, et ma siin juba sissejuhatus ütlesin, mis mina ujumisest arvan, eks ole. Vähemalt, mitte pealtvaatajana, aga ütleme, et kui ise peaks sporti tegema, siis see ilmselt oleks üks viimaseid valikuid. Aga kuidas siis sina ujumise juurde jõudsid? Ma tegelikult tean, et seal on väike õnnetuse asi ka, aga võib-olla räägi see ikkagi lahti. Jaa, no kerge õnnetus noorena kindlasti andis lapsevanemale teada, et ujumine on oluline, vajusin lihtsalt põhja korraks. Ei olnud midagi hullult dramaatilist, aga andis kindlasti kinnitust lapsevanemale, et laps peab oskama ujuda. Ja Eestisse tulles siis läksin kohe ujumistrenni. Ja mulle isiklikult vist see veekeskkond on minu nii-öelda element ikkagi, water element, et mulle meeldib seal olla, mulle meeldib seal jõuelda, mulle meeldib see kaaluta olek. Eriti võib-olla noorena, kui ma olin pikk ja kõhna ja kondine ja võib-olla oligi siis hea olla kaaluta olekus rohkem. Et maapinnal oli kuidagi kohmakas käia, ja sealt see kõik pihta hakkas vaikselt, et lihtsalt meeldiski olla keskkonnas ja treener ütles ka, et tegelikult sul tuleb päris hästi välja, nii et ära kohe lihtsalt, kui ujuma õpid, ära kohe ära lõpeta, teeme natuke võib-olla pikemalt. Aga ütleme, kui vana sa olid, kui sa seal põhja vajusid? No see oli Taani aegadel, ma arvan, see võis olla 3-4. Okei, ikkagi väike. Jah, väike. Aga kui siis ujumistrenni lõpuks tulid, siis hakkas kerge kont siis hoiabki hästi, kuigi mulle tundub, et ka väga jämedad inimesed püsivad kuidagi hästi vee peal tegelikult, aga hakkas kohe see liuglemine hästi välja tulema. Kuidagi tuli välja, aga tegelikult meil ütles, et rasv hõljub ja lihas vajub, et tegelikult kõhnadel on raske mõjuda, et tüsedamal on eelis väike ja see oli tegelikult ka siis, kui need imeaegad olid, need trikood, siis suurtel oli isegi veel parem, nad tõmbasid enda suured laiad kehad kokku ilusti sinna nagu viinerkiles, siis ujusid väga hästi, et tegelikult rasv hõljub, aga kuidagi tuli mul kondisel poisil hästi välja. Aga kas sa muidu olid selline seltskondlik laps või ma mõtlen ikkagi, et ujumine, see on ju ikkagi jumala üksiku hundi teema, ja eriti su pere ju on rohkem siuke kossu värki ajab ja see on ju täielik kamba tegemine. Kas sa siis olid selline must luik siis seal peres? Ma ei tea, kas nii saab öelda, mulle meeldib pigem ikka olla oma pere üritustel ikka keskkonna keskele visata pulli ja suhelda ikkagi, et kuhugi nurka ma ei poe. Aga kindlasti mulle meeldib oma ette olla. Võib-olla mängisin rohkem videomänge noorena, see on oma aeg oli ja ma arvan vees ma saingi ka seda oma aega kindlasti. Ma arvan, see mingi korrelatsioon seal on kindlasti. Aga mis hetkel võib-olla sa siis tundsid, et see polegi enam lihtsalt trenn, vaid midagi, mis sa päriselt teha tahaks ja midagi sellel alal saavutada? Kui kiiresti see tunne peale tuli? Jaa, ma arvan, esimene signaal tuli siis, kui mul esimene treener Gunnar tuli, ütles, et nüüd on aeg otsus teha, et kas me jääme siia Rakveresse tüdrukutega mängima basseini või ma lähen Audentesesse spordikooli. Et siis ma sain ka aru, et nüüd ongi vaja niisuguse otsuseid teha, et kas minust saabki nii-öelda sportlane, et enne oli laagrid ja lihtsalt tore olemine.
et jah, ma arvan, siis see oligi niisugune 8. klassi algus. Okay, 15-16 just. Aga kas, no see on ikka päris noorena, aga kas kunagi on tulnud tunne ka, et see on nagu ikkagi võib-olla natuke liiga nüri ala nagu, et see päriselt teha, sest noh, ütleme sellest lõbust ikkagi nüüd päriselt tööd teha, siis ma kujutan ette, need nagu mahud ikkagi kasvavad väga hüppeliselt kohe ja aeg basseinis läheb aina pikemaks. Jaa, ei neid hetke palju enne isegi Audentesse jõudmist oli niisugune aeg, periood, kus mul kuidagi oligi ujumisest natuke koll ees ja leidsin igast väiksemaid võimalusigi, et mitte trenni minna, et kas kerge kõhuvalu ma ei tohiks täna ja proovida. Aga noh, siin tuleb jälle natuke tänada oma vanemaid, kes igasse valesse päris lihtsalt ei hüppa kohe sisse ja natuke ikka sundimist ka, et eks nad ise said ka aru, et noort poissi tuleb natuke motiveerida, ma arvan, väliste teguritega, et ikkagi jätkaks, sest et noh, eks see on, nagu sa ütlesid, see on ilmselge, et see on natuke nüri ala vahepeal ja fun'i võib-olla on vähem, aga noh, nad said sellega hakkama. Okei, et ühesõnaga sa olid ikkagi noorena natuke süke vend ka, kes ei tahtnud siis alati trenni minna ja proovis võimalusel vingerdada, aga kui tihti see oli või see oli pigem nagu mingi ala, et teile oligi pikk õhtu, täna ei taha või lihtsalt mõni päev, kõik on nagu tavaline päev, aga lihtsalt ei viitsi? Jaa, pikkasid õhtud meil ei olnud kunagi, et unegraafik oli vanemate poolt ilusti paigas, aga lihtsalt oli periooditi pigem mõni aastas võib-olla kuu aega, kus ma tõesti olingi väsinud, ei taha ja Audenteses oli ka tegelikult aegu, kus ma nii-öelda lõpuks, kui me teeme vahetuste kujumisi, siis ma seal täitsa loksusin tegelikult tüdrukude taga, 5. vahetus, mis on täna häda, ei tea, sõit on valus ja see on paha ja puhud mulje põhjas, et lohed sai natuke mängida vahepeal, aga ma arvan, äkki see on niisugune täna ma poen selle taha, et see on kehatunnetus, et ma pidingi äkki puhkama. No aga kirjelda veits sellist, kui sa nüüd Audentesse läksid, mis need nagu mahud ja kui palju tunde päevas ikkagi nagu basseinis keskmiselt tuli, ütleme, tööpäevadel? Jaa, et miks mul Audentses nii suur areng hakkas, et enne seda ma ei teinud ühtegi 2-kordset treeningut põhimõtteliselt, välja arvatud laagrid, Rakveres siis. Ja Audentesse minnes siis meil tõusidki ühe põhimõtteliselt topelt, ehk siis esmaspäev 2, teisipäev 2, ujumistest räägin, kolmapäev 1, neljapäev 2, reede 2 ja laupäev 1, siis see teeb kokku meil, mis ta tuleb siis? 10 asja. 10, just 10 veetreeningut ja seal oli veel juures niisugune kardiotreening, kus me hüppasime hüpitsaga ja jõusaal, et neid ma nüüd ei mäleta kui palju, 2 jõusaali oli kindlasti 1 kardio. Et maht tõusis meeletult, aga ma ei tea, kasvaorganismi kuidagi pidasid sellele kõigile ilusti vastu, välja vaatamata isegi sellele, et magasid vähe ja keskendusid võib-olla videomängudele jälle, nagu ikka seal noorte poiste ühikas on. Et aga jaa, Audentes oli tõesti niisugune super stardipukk mu sportlaskarjäärile. Aga mis see siis on? 2 ujumistrenni päevas, mis see sulle teeb? 5 tundi vee all või? Jah, see on õnneks vee all, ma nii palju aega ei veeda või kahjuks võiks veeta küll. Aga see on siis jah, hommikuline treening oli 1,5, kui ma ei eksi, ja õhtune oli 2. Oli ka 1,5, et igast 3-4 tundi ikka tuli kokku. Ja seal juba, kas see on siis puhtalt nagu üks neist näiteks on puhtalt mahutreening, et peadki ujuma, ma ei tea, seal 3 kilomeetrit? 5 kilomeetrit, jah. 5, et 5 kilt trennis ikka. Aga no see on nõudlik selles suhtes, et kui me sünnime, siis me kõnnime kohe, et jooksjad saavad sealt edasi arendada, aga ujumine on täiesti teises keskkonnas, et me peamegi aega veetma seal keskkonnas, et selle nii-öelda tunnetust leida, et see on ujumine väga tunnetusele põhinev ala. Ja kui sul see tunnetus on olemas, siis sa oled edukas sellel alal. Kui sul veetunnetus puudub, mis väga paljudel inimestel tegelikult puudub, siis võidki proovima jääda. Aga kuidas see veetunnetus, mis see tähendab? See tähendab umbes niimoodi, et ma suudan veest kinni võtta neid füüsikaseadusi jälgides siis põhimõtteliselt, et kui ma üritan veest kinni võtta, siis tegelikult iga järgnev liigutus, ehk siis tõmme peaks minema kogu aeg kiiremaks, ehk siis tõmme peab olema kiirenev. Ehk siis nii, kui ma teen mingi jõnksu sisse või natuke koeraks pidurdan, siis ma kaotan selle vee ära, millest ma alguses kinni võtsin, aga nüüd ma pean kohe leidma uut vett ja mida rohkem seda iga tõmbe jooksul teed, seda jamam on. Et ideaalis sa tahad võtta sellest ühest veest kinni, veemullist ja vedada selle lõpuni välja. Et see on niisugune, aga see võtab aastaid aega. Ei, see on väga huvitav jah, sest ma ise, ma ujuda oskan on ja mingi kilomeetri 2 basseinis suudan edasi-tagasi ujuda, aga ise kogu aeg mõtlen, et ma ei libise tegelikult, et ma lihtsalt panen mingi 30 tõmmet ja selle 25 meetri peale ja ei lähe
ja ise nuputan, sest vee all on ju aega mõelda kõvasti, on ju, et mis nüüd siis toimub, mõtlen, kuidas see käsi peaks liikuma, olen isegi mingid videod vaadanud, trennis pole kunagi käinud, aga no väga hea kirjeldus selles mõttes, et mina sain visuaalselt ka selle, siin kuulajad seda ei saanud, aga kuidas noorena üldse need, ma ei tea, kas need mahud ja see distsipliin tegelikult, et seda mahtu nagu ära teha olema peab, kas see kuidagi oli hirmutav ka või tundus siuke, noh, nagu me noortena ikka võtame, et noh, mis seal siis ära ei ole? Jah, kuidagi ma olin vist noorena nihuke natuke udu ja et ega ma praegu ka parem ei ole, aga kuidagi ei mõelnud nagu asju üle, et kui nüüd anti asi ette, siis no teeme, et mis siin kõige hullem on, et kui läheb raskeks, ma lihtsalt võtan lõdalt, noh, et ja noorena seda tuli kindlasti ette, et sa lihtsalt no nii-öelda viilisidki või tegid asju lihtsamaks enda jaoks, et täna ma seda enam ei tee, sest me teeme esiteks lühemaid, aga noh, on olnud ulmes, et on niisugust 5 kilti ujuda, tegelikult see on igapäevane täna ujujale, see noored teevad seda iga päev, see on täiesti okei, aga vahepeal oli ka niisuguse üllatussette, kus lähed näiteks laupäeval Rakvere tagasi, siis treener teeb sulle 8-kilomeetrise seti, mis on nagu noh, näiteks 10x400, 10x200, 10x100, 10x50, kõik on tugevad, nii et sa lõpuks tuleb basseinist välja, pea käib ringi, et aga siis sa jälle kuidagi tõestas endalt, issand, ma suudangi selliseid asju teha, et mida ma veel suudan teha. Et see andis kuidagi sellise väga kõikvõimsa võib-olla tunde mingil mõttes, et vau, et mis veel võimalik on inimese kehaga teha? See meenutab mulle seesama, et 10 korda nii palju ja 10 korda nii palju, et me korvpallis tegime üks asi, mida kõige rohkem vihkasime, oligi ala mingi 3 korda 1000 näiteks või me kulutusime kruvikeerajaks, et 400 spurti on ja siis mingi 300 sörki, 200, ühesõnaga niimoodi kuidagi ja tagasi ka ja siis pärast oligi surnud, aga see tunne on ilmselt sama. Palju aega võtab selline 8 kilomeetrit spurte? Sellega, kui ma eksin, mul läks 2,5 tundi, jah. See on ikkagi päris jõhker aeg nagu pingutada. See oli jah, aga selles hetkes see ajataju nagu kaob veits, et kuidagi maailm täiesti friisib ja oledki ainult sina ja su keha nii-öelda, et selles mõttes see on niisugune huvitav tunne. Okei. Aga kas sul edu selles mõttes tuli varakult või oli sellist kannatamist ka, et ei ole nagu hästi või hakkasid kohe skoorima? Jaa, seal on ka niisugune üles-alla jälle, mis on, ma arvan, tegelikult pluss, et ei olnud kogu aeg üles või ei olnud kogu aeg alla, et esimesed aastad noortesarjas ma olin, ehk siis see on niisugune kõige madalam võistlusklass meil ujumises, oli, noh, tegelikult täna vist pardikas ka, aga noh, noortesarja on see juba, kus sa näed nagu ujumist päriselt. Oli siis, ma olin, esimene aasta võitsin päris palju asju, järgmine, seal siis 3 aastat kokku, järgmine aasta või 4 aastat, oli natuke juba halvem, sain paar hõbedat ja siis iga aastaga läks tegelikult aina halvemaks, ma saingi aina vähem nagu esikohti, siis ma mõtlesin, mis asja, mis toimub. Aga noh, samal ajal teised kasvasid suureks ja mina olin ikka niisugune kondine poiss ja väga jõudu ei olnud, aga siis tuli Audentes ja siis ma juba tegin esimesi noorte rekordide asju, et siis oli jälle tõusuhetk. Ja Audenteses oli tõus, kuni niisugune Euroopa hakata esimeste finaalideni ja juuniorite poolfinaalid, aga kuidagi jäigi sinna niisugune poolfinaali ja finaali tasemele nüüd see kõik lõpuks seisma ja mis võib-olla ka lõpuks siis nii-öelda mul selle pausini viis. Et ega ma finaalist ju kaugemale jõudnudki, vist parim koht oli äkki 5. Aga no siis, aga edul on ikkagi üsna oluline roll, mulle tundub veel eriti, jah, ütleme, kui ma võtan nagu korvpalli, siis seal see on ikkagi nagu meeskond, on ja võidame koos, kaotame koos ja pulli saab igal juhul, on ja. Aga see arvu ujumises seda esimest nagu eduelamust poleks olnud, et kas oleks kannatanud selle vahepealse aja üldse ära? Jah, see on väga hea küsimus, et tagantjärgi ma ei oska öelda, aga ma arvan, ma saan võrdluseks tuua seda, et ujumine isegi enne seda EM-i kulda, mul ikkagi ujumine, ma ujusin 25. eluaastane, ujumine oli mulle nii palju andnud juba. Kõik need välislaagrid, kus me alati käisime, kui olid me gümnaasiumi aega, kui me läksime alati kuhugi soojale maal laagrisse, kõik teised istusid siin Eestis, on nii tore, me saime päikse all olla, kõik välislaagrid, kõik ma sain tervet maailma näha ja lõpuks veel USA ülikool peale kaubaks. Et ujumine andis mulle niigi palju, neid medaleid tuld, aga ma olin väga rahul, mis uks ikkagi sport ja ujumine mulle avas, et see ka siiski motiveeris, et ma ei tea, äkki vastab küsimus. Ei, vastab ikka, jah. No aga USA ülikooli mainisid, siis kuidas see otsus sinna USA-sse minna üldse tuli? Ja tegelikult see tuli isegi päris vara, enne Audentest ma isegi rääkisin oma treenerile Gunnarile, et mina tahan minna USA-sse üks päev, sest et Martti Aljand käis seal ja Martin Liivamägi käis seal ja nende kogemused tunduvad nii lahedad.
ja kunagi see Hot Pie film ka, et kas tõesti ongi Ameerika elu selline, et tahtsid ka ikka omal käel järgi kogeda, et see sai päris noorena juba unistuseks ja selle ma võtsin päris varakult endale eesmärgiks, et Ameerikasse ma lähen ja selle nimel ma trenni tegin ka. Aga kui keeruline see protsess sinna nagu saada oli või tänu sellele, et Eesti ujujad juba olid selle ukse seal nagu lahti teinud, siis ega väga midagi ei olnud, et koolis asjad korras, testid ära ja minek või kui palju valikuid üldse oli, kuhu ülikooli minna või kas oli? Jaa, nii valikuid oli, mul oli valikutes Utah, Michigan, alguses need 2 põhimõtteliselt olidki, kes mulle täis nii-öelda sõitu pakkusid, 100% ja kõik kinni makstud. Ja aga lõpuks hüppas sisse USC ehk University of Southern California ja napsasid mind ära. Aga sinna saamine selles mõttes läks hästi, sest ma olin seal gümnaasiumi lõpus juba päris heade aegadega ennast näidanud, et ülikoolile need meeldisid ja ma suutsin ujuda mitmeid alasid, krool, sellili, kompleks mingil määral, et ma sain väga kasulik ka teates neil, et see tegi asja lihtsamaks. Testide osas, ütleme nii, et ma tegin bare minimumi ära ja Eesti kooli ma lõpetasin, ehk siis neile kõik see sobis, et ma õnneks hullust stressama ei pidanud, mis on tore, ma arvan, täna noored kindlasti stressavad selle kooli päris palju, et mul õnneks see nagu läks ladusalt ja sain allkirjad alla ja siis juba mäletan väga hästi seda, kui ema-isa mind lennujaama viisid ja ma mõtlesin, no nii, here we go. Aina, kui ma seda ülikooli asja veel küsin, siis tegelikult kuna sa vastasid ka, et su vastus oli need mitmed erinevad alad ujumises, siis tegelikult see küsimus on mind nagu ka kummitanud natuke. Tegelikult vist väga palju, ütleme siis, olümpiasporte polegi, kus sul ongi võimalik nagu Phelpsil mingi 20 kulda endale saada, et võib-olla suusatamises, kui sa ikkagi väga hea oled, seal kõik meeskondlikud asjad, need sprindid, suusavahetused, seal võib-olla 5 kulda annab see Glebo vist siin midagi võttis ka, et kas see mängib ka kuidagi rolli, nagu, et ujumise juures püsida, sest tegelikult neid spetsialiseerumisvariante on nagu palju või kus sul võib nagu hästi minna, samas mulle tundub, et mingi ajani teevad ikkagi kõik, praktiliselt kõiki alasid. Väga hea tähelepanek tegelikult, et noorena me ujumegi kõike, et leida, mis asi see sinu jaoks mis see sinu ala on, mis see sinu jaoks õige on. Ja Michael Phelpsi aegadel, ehk siis seal 2008 ja 10 ja seal ujumine ei olnud veel võib-olla nii arenenud ja saigi üks inimene väga julgelt domineerida, kui ta oli leidnud selle nii-öelda niši, kuidas vees hästi edasi liikuda, nagu Michael Phelps seda tegi. Et täna on juba ujumine nii tihedaks läinud, et inimesed spetsiaalselt spetsialiseerivadki ühel ala, näiteks ongi konnasprinterid, pikma, kroolisprint, pikma, et sul on nii palju juba võimalusi olla pildis ühe alaga kas või keskenduda, aga teed seda väga hästi, et ma arvan seda, et Michael Phelpsi asju keegi kordama hakkab, see on väga vähe tõenäoline, sest täna on juba iga ala nii tihe. Aga see valik käib niisugune, ma arvan, vähe vanemas eas, kui kas sa nüüd otsustab pikamaa või lühimaad või mis ala, et selles mõttes meil on valikuid palju, mis teeb selle ala kindlasti nagu nii-öelda kirjumaks, aga ongi näiteks tagurpidi jooks või see oleks päris naljakas tegelikult. Natuke just oleks, jah. Okei, aga miks sinu puhul siis, ma saan, selili on sul nagu põhiala, eks, natuke vist paned krooli ka, aga miks just need? Kuidagi tulevad hästi välja ja tegelikult selilis on mul füsioloogilised eeldused, selilis on parem, kui sa oled pikk, ehk siis nii-öelda raskustase jaotub vee peale paremini, puusad ei ole nii madalal. Krool, eks seal tuleb ka see kasuks kindlasti ja pikkus tuleb igal juhul kasuks, nii kaua kui ma seda kõike suudan kontrollida seal vees, et ma lihtsalt ei platerda. Konn on mul täiesti 0, konna jalga ma ei oska lüüa kahjuks, põlved ei kannata. See konn on niisugune teistsugune ja delfiini ma ka vahel teen niisugune for fun. Okei, aga tuleme USA-sse tagasi, et nii lennukist maha kooli, mis see esimene võib-olla niisugune wow-efekt oli? Esimene wow-efekt oli kindlasti tegelikult lennukis istudes ja lennates, kui ma vaatasin ühele poole lennukist välja, vaatasin, issand lihtsalt betoonlinn silmapiirini. Vaatasin, okei, see on vist, me oleme kuskil ääres, siis vaata teisele poole samamoodi, lõputu betoonlinn lihtsalt, mõtlesin, oh my god, et olengi kohal. Ja siis jõudsid alla ja siis mulle tuli Taani poiss vastu, kes oli ka seal juba teine aasta, korjas peale mind ja üldse niisugune autokultuur ja suur ja kuidagi raske õhk oli alguses niisugune palav ja umbne veits ja
aga ma ei, kuidagi kõik oli teisejärguline, sest et ma lihtsalt vaatasin suu lahti ammuli ringi, kui lahe kõik oli ja mõtlesin, siin tuleb väga lahe 4 aastat ja seda see oli. Aga suht kähku sain aru, et sinna ma jääda ei taha. Okay. Kas seal oli siis palju rahvusvahelisi ujujaid selles mõttes, et kuidas see sisse sulandumine läks, et okei, see on küll individuaalne ala, aga koos ju ikkagi peab olema, et üksi nagu seda ülikooli aega kuskil viika nurgas ei veeda, et kui lihtne see oli? Õnneks spordiga on ta lihtsam, sest et sul nii-öelda ongi siis sinu juba inimesed olemas kohe, et kellega te iga päev 4 tundi koos aega vedate, et see on nagu nii-öelda fraternity house, kuidas eesti keeles on midagi niisugused poiste majada. Et sul oli kohe nagu sõpruskond olemas, kellega te koos hommikuti kell 6 kohe jõusaal läksite, siis ujuma ja siis kell 2 uuesti ujulas. Ja lõpuks elasite koos ja kõike tegite koos, nii et selles mõttes see sulandamine oli kindlasti väga lihtne. Võrreldes inimesele, kes tuleb võib-olla üksi ja hakkab seal otsima sõpra, et see muudab asjad palju lihtsamaks, sport toob meid kokku ja meil oli päris palju tegelikult välismaas, meil oli poolakaid, meil oli Aafrika mandrilt oli seal, Lõuna-Aafrikast vist oli inimesi ja venelasi oli ja et meil oli niisugune kirju seltskond, mis oli väga lahe ja et selles mõttes kõik läks sujuvalt. No siuke poiste maja siuksele värskelt keskkooli lõpetanud tüübile tundub mulle, et üsna ohtlik koht, kus nagu olla, eriti kui tahaks professionaalselt ikkagi oma sporti teha, et kõrvalekaldeid vast tuli ka ette. Ikka tuli jah, et eks ma arvan, see käib seal elu juurde, natuke ikka pidu ja möllu ja et see käib asja juurde, aga samas oli nii-öelda omal ajal jälle pugesid selle taha, et see on meie lõõgastumisviis. Noored lõõgastuvad niimoodi, sest et ega meil oli tamp peal, ükski kutt trennist ei puudunud, kui puudusid ikkagi siis terve tiim sai kohe sugeda, kus ta on ja et selles mõttes olid reeglid paigas, et see, mis oma vabal ajal tegid, oli su enda valik, aga ilmselgelt see treeneritele ei meeldi, kuidas me vahepeal käitusime, aga õnneks ütleme, et meil oli 4 aastat oli päris head aastad meil, et saime ilusti hakkama oma asjadega. No ma mõtlen enda sellisele 20. algusele, kus ka korvpall hästi välja tuli ja seal ka ikkagi võite tähistasime, aga mul oli siis korterikaaslane Sven Kaldre ja temaga oli küll nii, et kui me tegime peo näiteks laupäeva õhtul pärast mängu, siis me olime, kell 10 tehti Raplas jõusaal lahti, me olime kell 10 kraapisime seal ukse taga, et meid justkui, võib-olla ei olnudki veel päris kained, aga see tekitas sellist süümekat ikkagi ja pani meid nagu järgmine päev nagu kõvasti rohkem tööle, et kiirelt see asi endast välja higistada, esmaspäeval jälle tippvormis olla, kusjuures ja pühapäevit jõusaalis meie mõlema mingid isiklikud, mingi rinnasurumisrekordid ja siuksed asjad ongi sündinud siukses pool naljakas olekus ja ma arvan, et hästi nagu oluline ongi seal see kaaslane või kaaslased, kellega sul on, et kui sul on nagu mingid otsesed konkurendid, väga head sõbrad ja kui üks neist nagu püsti tõuseb, et mina lähen, väga raske vist on nagu voodisse jääda ja kui neid tüüpe on veel rohkem seal ümber, et see ka kuidagi mõjus. Jaa, absoluutselt, see kamba vaim tegi asjad nagu 1000 korda lihtsamaks, et mis Eestis võib-olla puudub vahel, meil need grupid on väiksed ja ma arvan, sellest USA ujumine ongi nii hea, et seal see kamba vaim ja tegelikult me oleme küll individuaalne ala, aga kui sa teed seda rasket joonevahtimist kellegiga koos, siis see lihtsalt teeb kõik asjad nii lihtsamaks ja tegelikult ujumises on ikkagi, USAs tuli see eriti välja, et tegelikult see tiimiala, me oleme üks tiim, et me töötame ühise eesmärgi nimel, mis ongi see NCAA tiitel, et see nagu loob selle tiimi keskkonna, et Eestis jah, me tõesti läheme individuaalselt starti või võistleme eestikate oma kulla eest, et meil see niisugune kultuur puudub, aga Ameerikas see on tugev ja mulle see tegelikult väga meeldis. Aga kas treeningsüsteemis või sellises süstemaatikas ka oli midagi väga erinevat, nagu võrreldes näiteks Audentese ajaga? No kindlasti, eks treenerid on ka juba erinevad, esiteks Dave Seilo on nii-öelda sprindi Quinn, Siiri oli mul nii-öelda teise ema eest Tallinnas, kes ka teadis muidugi ujumisest väga palju ja teab siiamaani ja on väga hea treener, aga ma arvan, ta on niisugune hingega asja juures, see on juba oluline. Dave Seilo oli nii-öelda professor, kraadiga lõpetanud juba õppingi, kuidas inimese keha toimib ja tema uskus, et sprindiga, kui ainult sprinti treenid, saad ka maratoni joosta, et oli niisugune crazy genius, et naljakas inimene, aga tegime väga huvitavaid asju, oligi kiireid lõike palju, vahepeal oli social kick, kus me lihtsalt ujume, symphony kick oli selle asja nimi, kus me ujume sümfoonia järgi, kui sümfoonia läheb võimsaks, siis me tõstame oma jala
jalatugevuse lööke ja kui läheb madalaks, siis me lööme rahulikult, et tal oli niisugune väga naljakas lähenemine, mis muutis selle kogu asjaga funimaks. Kõlab jah nii, et üksluisus nagu sinna nagu kaab, kui sa peadki hakkama midagi muud ka seal juurde mõtlema, aga nagu mingi mahtudes või ma ei tea, käisite rohkem jõusaalis või mingit siukest asja? Jõusaalid olid jah 3 korda nädalas, aga olid intensiivsemad kui Eestis ja ujumise mahud tegelikult jäid samaks või isegi natuke langesid, sest et jaardi basseinis ma ujun ka 5000 jaardi näiteks, aga tegelikult see on ju siis mingi 4 kilti äkki. Et jaardi basseinis meie olime õnneks sprindigrupis ka ja õnneks seda austati, et me ei pidanud väga palju ujuma. Aga mis hetkel sul üldse see sprint nagu või selgeks sai, et just nagu sprinteriks hakata? Kas sa ei viitsinud lihtsalt nagu panna neid väga pikki mahte või ongi see sama füsioloogilised eeldused, mis nagu sprindi kasuks nagu aitasid otsustada? Ja no siin oli kindlasti natuke viitsimisega ka tegemist, ma pigem liigutasin ennast korraks kiiresti ja siis puhkasin ja suht kähkus, no tänavaliseks ma olen aru saanud, et ikkagi mul ongi fast twitch muscles, et ongi kiired lihaskjõud. Aga kuidagi päris noorena oli ikkagi sprint rohkem eelistuseks ja alati sprinti läksin ikka hea meelega panema, kui mitte mingi 200 ja 400, see nagu oli väga vastu karva mul alati ja treeneriga sai ikka alati kakelda nendel teemadel. Okay. Aga sa tunned, et see aeg USAs tegi siin nagu paremaks ujujaks konkreetselt või võib-olla lihtsalt niisuguseks vastupidavamaks inimeseks ja sportlaseks? Jah, see aeg USAs oli niisugune ma arvan, niisugune väljaelamisaeg võib-olla mul niisugune sarvede maha jooksmine ja et ma arvan jah, see, mis inimesena kas ma kasvasin seal võib-olla mitte nii palju, aga ma sain, eks ma ikka õppisin enda kohta asju teadma ja tundma ja sain uusi sõpru juurde, aga pigem ta oligi niisugune aeg, et ma sain suht varakult teada, ma nii lähen sealt ära, et ma pigem võtangi Ameerikas selle maksimumi, naudin siin need nautimised ära ja lähen koju ja siis juba vaatame, mis edasi mul elu pakub, et leian võib-olla rohkem rutiini. Et USA jah, viimane, mul jäi isegi vahepeal pool aastat vahele seal õpingutega, ehk siis kui kõik lõpetasid mul märtsis ära, sõbrad mul, siis ma veel pidin tagasi tulema septembris, et lõpetada kool lihtsalt, aga siis ma ei olnud osa tiimist. Ma pidin elama kuskil eemal teistest, niisuguses väga väikses kohas, ütleme, et see oli väga low point in my life, ma ei ujunud enam, siis ma olin ujumise lõpetanud, õlavigastus oli just suvel, ja siis ma nagu olingi seal niisugune luuseri tunne veits, lõpetasin lihtsalt kooli, käisin, tiksusin, olin niisugune, aga samas ma aktsepteerisin seda, et nüüd ongi low point on ja siit me madalamale ei lähe, et juba ootan Eestisse tulekut, et siin panna korralik laks endale peale. Aga USAs olles, kas sa nagu tundsid seal kordagi, et sa nagu mingi mutrike süsteemis, kes pidi lihtsalt tulemusi tootma, sa juba rääkisid sellest, et see on ju tiimivärk seal, koolidel on tähtis nagu koolide nimekirjas siis üleval olla, või sa ikkagi tundsid ennast nagu täisväärtuslik sportlane, kelle jaoks tehakse kõik ära, et just sinu tulemused oleks parimad? Ei, täielikult esimene variant ikkagi, me olime osa mutrist selles suures süsteemis, et tehti neid asju, et vaadati, kes kuhu, mis alale sobib, selle järgi valiti, et sinu suvised ujumised, need olid teisejärguselt, sul oli muidugi, mine uju, kui palju sa tahad, ja tule tee trenni, kui tahad, aga selles vanuses ma väga ei viitsinud ka, siis need suved läksidki tavaliselt lappe ka mul. Et ütleme, et NCAA oli neil põhirõhk, kui see sai läbi, siis neil oli suht suvameist, et aga samas aru saadav ka, et panevad meie ees korralikult raha ja kõik need rahad liiguvad ikkagi läbi NCAA ja et sinul nagu seda sõnaõigust seal väga ei ole, kui sa just ei ole maailmameister või keegi nagu Vladimir Morozov, kes meil omal ajal oli sprindikunn seal, et tema sai teha, mis ta tahtis ja tegelikult pärast teist aastat üldse lõpetaski ülikooli ära ka, et ei viitsinud seal süsteemis olla, ta sai aru, et ta on lihtsalt osaka mutrist. Aga täna on asjad natuke teised seal ülikoolist, natuke kahju ka, et 10 aastat liiga varat. No natuke on ikka kahju, aga õnneks mul oleks rohkem kahju, kui ma oleks korvpallimängija. Sest et summad on vähe teised. Ujujad saavad seal alla 4-kohalisi summasid, aga korvpallurid saavad ikka päris jõhkraid summasid. Nii on. Aga mis sa arvad, kui sa ei oleks USAsse läinud, et kas sa oleks täna nagu sama sportlane või oleks midagi kardinaalselt teistmoodi? Ma arvan, et ei, ma oleks läbi küpsanud ja Eestis ei oleks jaksanud teha, ei oleks tahtnud teha. Mul oli vaja muutust, ma arvan, et Eestis ma oleks võib-olla aastake 2 vastu pidanud veel teinud midagi ja siis ma oleks läinud hea sammuga papsi juurde tööle. Aga mis hetkes siis see asi nagu lagunema hakkas üldse, et see
millal need esimesed pausimõtted nagu pähe tulid või et hakkab aitama? Jah, ma arvan, see oligi see viimane aasta USAs, kui ma lõpetasin vaikselt. Märtsis oli siis lõpetamine, kõigil teistel minul oli veel vaja kooli teha, aga siis mul oligi vaja valmistada EM-iks, mida ma seal USAs vaikselt tegin oma ette, mis ei tulnud mul väga hästi välja, tulingi EM-ile. Tulin Eestisse korraks veel laagrisse grandiga, kus mul hakkas ka õlg õrnalt valutama juba, andis tunda, ei saanud endast 100% anda, mõtlesin, mis mõte sellel on, kui ma endast 100% anda ei saa. Aga läksin EM-ile tegelikult isegi selle õlavaluga, usin sealt isiklikus 0,2 halvemini, et ei olnud üldse halb tegelikult. Et ilmselt oli näha, et mul on veel sees, lihtsalt olingi vaimselt nõrgas kohas ja õlg valutas. Ja pärast seda EM-i ma mõtlesin ka aitab, et nüüd ma lähengi lihtsalt USAsse tagasi, lõpetan kooli ja ma olen saanud nagu ujumises kõik, mis mul on, et see oli siis 2018, kui ma eksi. Aga miks sul üldse see kool pool aastat kauem, mis seal vahepeal? No jällegi, osake mutrist, et koolil sai vahepeal rahad otsa. Ja siis mulle öeldigi, et kas sul on okei, kui sa võtad selle pool aastat nagu akadeemik pausi, et sa ei saa ujuda ka, see oligi siis september kuni, trenne sain teha, aga ma ei olnud ametlikult tiimis, aga september kuni jaanuar siis ei olnud, ehk siis see pool või semester või kuidas siis öelda, et pool aastat olin eemal ja siis jälle pandi mind nimekirja jaanuaris ja siis ma sain oma eligibility. Mis sa õppisid üldse? Environmental studies, nii et niuke. Täitsa keskkonnateadlane. Puhas vesi on ju oluline. Absoluutselt, aga sellega täna ma midagi ei tee praegu veel. Aga kui keeruline need ülikooli õpingud olid või kas olid üldse keerulised? Ütleme süksele Eesti poisile, kes üldiselt teab peaga, nagu me oleme töökad ka, et ei tohiks vist üle jõu käida või midagi. Jaa, nii oligi. Ja algul, kui ma muidugi kirjutasin, et ma lähen inseneeriat õppima, siis see treener kirjutas mulle tagasi mu tulemusi teades, kuule, et vali midagi natuke teistsugust, et ära päris seda võtta, et mõtlesin, okei, arusaadav. Et siis ma võtsingi loodusest need teadused, tundus kõige laiapõhjalisem ja kõige lihtsam ja tõesti, et ma jällegi väga stresse inimene ei ole ja seal ma vist kordagi väga paar üksikut terveõhtust võib-olla nii-öelda paberi kirjutamist long nighterit tõmbasin, aga ega seal väga hullu pingutamist ei olnud kooliga. Aga tuleme selle loobumise juurde ikka tagasi, et see siis ei saa öelda, et see oleks lihtsalt olnud siis füüsise pärast või nagu vaimselt, vaid see oligi nagu kahe asja, et see õlavigastus andis võib-olla selle viimase siis tõuke, kui sa enam ei saa nagu täiega panna ja siis kui täiega teha ei saa, siis miks üldse? No täpselt, et kui täiega teha ei saa, siis miks üldse teha, et niisugune poole vinnaga, no siis ma võingi siin eestikate tasemel seda teha, aga ma mõtlesin, et seda ma olen ka juba saanud maitsta see eestikate meistritiitel, et need on kõik läbi tehtud ja lihtsalt ei näinud pointi ja 25-selt oligi siis juba nii, et mis tunne see päris töö on. Kordagi tööl käinud ja arvuti taga istunud või mis iganes füüsilist tööd teinud, et tahtsin ka seda vahelduseks proovida. Okei, no mul üsna sarnane lugu, mina 26. sünnipäeval siis otsustasin karjääri lõpetada, tagasi küll ei tulnud, Euroopa meistriks ka mitte, aga mina nagu, kui ma oleksin saanud, kui keegi oleks öelnud, et nüüd on nagu roboti jalg, et pane alla, enam katki ei lähe, pane täiega edasi. Mis arvad, kui sul seda õla asja sinna poleks tuld, oleksid saanud edasi pingutada, kas oleksid siis ikkagi selle pausi võtnud või sa lihtsalt ei jaksanudki enam nende nii-öelda võib-olla siis ilma kõige säravamate tulemusteta nagu pingutada? Jah, see on hea küsimus. Ma tagantjärgi mõtlen, et tegelikult see õlavärk oli päris suur motivaator isegi lõpetada korraks, sest et ma pidin sellest lahti saama ja ma tean, et doktor äkki oli Marnamis, kes mulle tegi seda, ütleski, et taastumine on vähem 4 kuud. Ma mõtlesin, et see paneb ju korraliku laksu niikuinii sisse. Aga kui seda õlga poleks olnud ja mul oleks kehaliselt täiesti terve inimene olnud, siis ma arvan, ma oleks andnud aasta või 2 veel kindlasti, aga lihtsalt proovimidki midagi uut jälle, et kus või kellega oleks mulle sobinud. Et kas siis oleks tulemused paremaks saanud, et ma võib-olla oleks olnud natuke võimalust veel. Ma lohutan siin 4 kuud, mulle ütleski 26. sünnipäeval doktor Rahu, et ära muretsi, Janar, 2 aastat ja oled jälle platsil. Et see oli natuke palju, jah. Seda on päris palju, jah. 4 kuud on nohu. Tundub küll. Aga kas sa seda tunnet, mäletad seda hetke, et kus see otsus nagu tuli? Oli mingi konkreetne hetk või sa mõtlesid nagu kuu aega ja lihtsalt lõpuks mõtlemisest sai villand ja helistasid, ma ei tea, emale, isale, kellele iganes, et ma enam viitsi?
No enda peas ma arvan, ma tegingi selle otsuse nii-öelda juba pärast seda Pikaraja EM-i ära 2018, et tulemus, lõin seal käe seina, vaatasin jälle 55-4, jälle 55 kujun, et ma ei jõua enam, ma ei taha enam ja see ei paku enam seda rõõmu mulle, et enda peas ma tegin otsuse ära, aga eks sa võib-olla rääkisin siin inimestele, et proovime et ma lähen veel USA-sse, et teen seal koolid ära, et vaatame edasi, et võib-olla teisi natuke lohutada selle otsuse osas, aga enda peas ma arvan, ma tegin suht kindlalt selle otsuse EM-i aeg ära, aga siis veel mul oli aega seda otsust kindlustada enda jaoks aeg, kui ma seal USA-s olin ja ma ei ujunud, et see eluilm ujumist tundus päris tore isegi korraks. Aga seda ohtu ei olnud, et kui nagu teistele nagu seda vale muljet jätavad, et ise hakkad ka seda ikkagi uuesti uskuma? Ei olnud jah, ma enda peast teadsin suht kindlalt, et mul on aeg nüüd eemal astuda ja olen valmis nii-öelda uuteks väljakutseteks elus. Aga oli see siis nagu tekkis pärast seda otsust nagu rahu või ikkagi midagi jäi nagu kohe kõditama või tekkis, ma ei tea, rahu pärast seda, kui siis teistele lõpuks enam nagu jama ajama ei pidanud või ma ei tea, kirjelda natuke seda tunnet. No mina mäletan, et ma otsustasin, et loobun, saatsin lähedaste sõprade sõnumi, ise nutsin ja elasin seda ikka nagu aastaid üle. Kuidas sul sellega läks? Selles suhtes ma olen suht madala emotsiooniga inimene, et ma kuidagi võtsin selle otsuse vastu enda jaoks päris lihtsalt. Jällegi ma olin rahul sellega, mis ujumine mulle andnud oli, et kõigist meist ei peagi tulema tippude tippu. Et olin sellega rahu teinud. Aga kuidagi, ma ei tea, ma tean, mul isa oli kurb, ema oli kurb, kui ma rääkisin neile seda otsust, et aga ma ise kuidagi jah, ma tõesti, ma olin ujunud ju 6. eluaastast saadik seda joont vaadanud ja teinud seda kõik ainult ujumisega oli, elu oli ujumisest läbi põimitud, et korraks eemal astuda, selles hetkes ma arvan, lõplikult eemal astuda, ei tundnud nagu liiga hirmutamine jaoks. Ma olin nagu valmis uuteks kuidagi väljakutseteks ja selles hetkes ma tõesti võtsin selle nii rahulikult vastu ja ma ootsin huviga lausa, mis veel elul pakkuda on. Kas tol hetkel oli kuskil kuklas, et äkki kunagi veel või pigem oli nagu kindel cancel? Tippspordiga oli nagu kindel cancel, ma pigem tahtsingi hakata mingeid muid asju proovima, vahepeal korjasin üles näiteks lohesurfi kergelt ja ostsin juba varustuse lausa ja sõitsid lumelauaga rohkem ja üritasid võrkpalli mängida, et atleetlik kindlasti olla ja pärast oppi 4 kuud ma hakkasin suht kähku ikkagi jõusaalis käimas, ma tahtsin ikkagi suur ja tugev ilus olla süüa hästi, et ujusin ka õrnalt ikkagi kõrvalt pärast oppi, et sportis pisik ei kadunud kuhugi, et lihtsalt pidi asendama seda adrenaliini tunnet millegiga. Ja nojah, lohesurf tundub päris hea adrenaliin. Ja küll, jah. Aga päris raskelt oli alguses, aga ei, ma sain päris püsti sõitma, aga need pöördehetked olid rasked, ma ei saanud nagu ringi pöörata ennast. Ma mõtlengi, et minu jaoks ka ilmselt siiamaani täna nagu seda tunnet, mida üks hea korv või hea võit või ilmselt sul head numbrid seal tablool nähes toob, seda ei ole võimalik nii-öelda päris elust nagu tegelikult saada. Ma võrdlen natuke nagu tippsporti nagu väga kange narkootikumiga, et sa jääd sellest väga tugevalt sõltuvusse, väga tugevad võõrutusnähud sealt maha tulles ja me otsimegi igasuguseid asju, kuidas seda asendada. Väga levinud on ju see, et endine sportlane asendab selle mingi väga ennast hävitava asjaga, olgu selleks alkohol, narkootikumid, mis iganes üle söömine, lõpuks tervis pekkis, surevad ju ka enneaegselt ja kõike muud. Kaval mees nagu sina, eks ole, leiab mingi täiesti ekstreemalad. Aga kas sa oled kuskilt elust nagu spordist väljaspool, ütleme siis tippspordist ujumisest väljaspool tundnud mingit sama tunnet nagu mingi kõige paremal ujumis, ma ei tea, kõige parem vettehüpe, mis tuleb või mis iganes see üks element või asi või see hetk seda emotsiooni pakub. Ja kui oled kirjelda ja kui ei ole, siis kas arvad, see üldse on võimalik? Jah, see lohesurfiga seoses see oligi väga tore kogemus näiteks. Ma sain sealt oma adrenaliini, see oli uus tunne, kui süda puperdab, silmad on peas punnis, pupillid töötavad, ja aju täies võimsusele, et kontrollilauda ja kontrollilohet on, et niisugune täielik overload, mis oli tore, aga võib-olla seda niisugust võidulaksu sealt kätte ei saanud, on ju, et võitsid ainult enda jaoks uue skilli võib-olla, aga ei võitnud kellegi üle midagi või ei olnud niisugust koerte võistlust, kes on parem.
et see jäi nagu saamata sealt, siis mul tuligi meelde, et tegelikult ma käisin isegi lausa vahepeal selle langevarju hüppamas, tegin neid tasemeid, et sain vist isegi teise taseme kätte, kus ma hüppasin 2 instruktoriga, nad kontrollisid, aga siis tõmbad langevarju ise ja tuled alla. Et noh, et see oli ka väga võimuselt lennukast välja tulek ja niisugune suur adrepauk sees, aga need on nagu niisugused nagu ongi sisemised võidud enda jaoks, ma julgesin midagi ära teha, aga alati jäigi võib-olla kritseldama niisugune või kriipima sees, nagu enne mainisid, niisugune see puhas võistlus kellegiga, et niisugune võit kellegi teise üle või niisugune, et seda tunnet on raske kirjeldada võib-olla isegi ja seda tunnet saada, ma olen sinuga nõus, on isegi päris võimatu tegelikult väljaspool tippsport, et see on päris tugev narkootikum. Et võib-olla alati jah, see jäigi mulle sisse tegelikult see niisugune võistlusimu. Aga mis sa arvad, kas see on olulisem nagu kellelegi ära teha või tunda, et su sinna sisse pandud veri, higi ja pisarad nagu on millegi nimel? Jaa, täna jah, ma ütlesin küll, et ära panna, aga täna ma pigem olengi juba sellel tasemel, et ma tahangi ennast parandada, ehk siis olla enda parimas vormis ja arvatavasti sellega tuleb ka võita, aga ma arvan, see on niisugune kuidagi teistega võistlemine annab sellele lihtsalt selle lisavürtsi juurde, et ikkagi ma ei tea, no see on niisugune, no ikkagi paned võidujoonele, siis seekord olin mina parem ja see on niisugune päris hea tunne. Aga mis siit siis tagasi tõi? Jah, võib-olla oligi siis nii-öelda võistlushimu puudumine ja niisugune siis väike õnn ka nii-öelda mingil määral, et ma arvan, sa oled seda lugu kindlasti kuulnud, aga ma võin korra selle üle rääkida, et sõbraga siis Mart Ellendiga tegime kokkuleppe, et kui mille ma kaotasin, et pidin Ironmani tegema, aga Ironman, no ma ei ole pika maa mees, mulle ei meeldi pikalt kannatada, see oli mul juba ammu selge. Aga siis ma lükkasin seda Ironmani aastaid juba edasi, 2 aastat vist, ja siis lõpuks Marti ulatas mulle käe nii-öelda, ütles, et davai, tule tee Kalevi ujumiskooli ees paar teadet, meil oleks vaja tegelikult selline ju, et ma ütlesin, okei, see mulle sobib, mulle midagi halvasti ei meeldi teha, hakkasin jälle trenni tegema kõvasti jõusaal peale, veel korralikumalt, et lisaks sellele, mis ma juba teinud olin. Ja siis oligi naljakas see, et läksin Eestikatele ja panin kohe uue Eesti rekordi ja isikliku rekordi, nii et siis ma sain aru, et okei, päris lahe, see on see tunne, siis sa tundsid jälle, ma ei tea, võib-olla see ongi see, et sa olid jälle väärtuslik või kuidagi niisugune selline tunne, eks. Ma kuulan seda ja mõtlen, et no kui kaua sa eemal olid üldse? Nii et sa 4 üldse ei teinud? No üldse oli see ainult see opi aeg, aga noh, selles mõttes, et no ütleme siis niimoodi, et mõttega, et ujuks jälle kiiresti. No 4 aastat niimoodi ikka, sest ma loksusin ikka trennis ja käisin jõusaalis, aga niisugust võistlust ei olnud 4 aastat, et või kiiret ujumist ei olnud 4 aastat. Proovin seda korvpalli konteksti panna, siis kui ma 4 aastat käiks sõpradega 3 korda nädalas loopimas ja siis prooviks Eesti-Läti liigasse tulla, ma arvan, 2 minutit ja ma oleks hopi laual kuskil. No, et niimoodi puhtalt praegu kuulan ja siis esimene mõte, mis pähe tuli, et mis siin Eesti ujumises siis toimus? Ei, no eks Eesti ujumine, meil on Eesti ujumine, jah, nagu iga Eesti koss on ju, et meie spordialad siin väikses Eestis on kindlasti taseme poolest madalamad kui igal pool mujal. Noh, nii on ka halb öelda, aga eks see tase on väikse riigil nagu ta on. Et ei tule võib-olla nii palju noori peale, kui oleks vaja ja ei olnud veel ei olnudki lihtsalt kedagi veel selles hetkes selline ülütust. Aga kas ujumises siis nagu tehnika on nagu niisugune, öeldakse, et rattasõit, et korra saad selgeks, et siis jääbki või et sul ka, seal on väga palju tehnilisi aspekte kindlasti, aga need nagu siis ära ei kao? Jah, tegelikult on küll nagu jalgrattaga sõitmine, et kui sa näed ujujat ja ta on 60 aastane hüppab seal basseinis, sa tegelikult ütled kohe ära, kas ta on kunagi ujuja olnud või ei ole. Et see niisugune elastsus ja relax jääb ujujal sisse ja seda sa näed. Ja lihtsalt, ja kui on natuke antud, mida ma arvan, mulle on antud seda veetunnetus, siis paari kiirema trenniga, see on väga ma arvan, 6 ajaga leiab ilusti üles kõik liigutused ja liigutuste kiirused. Okay. Aga sa tulid tagasi sporti nagu samasuguse Ralfina või oli vahepeal nagu midagi muutunud, ma ei tea, siis mõtlemises eelkõige, ma arvan? Jaa, tegelikult oli see muutunud, et ma mõtlesin, et kui ma nüüd tagasi tulen tegema, siis ma tahaks ujumisega ikkagi mingid kopikad teenida, et siis lühiraja ja MK-del käia. Sest ma nägin seda taset eelnevatel aastatel, mõtlesin, et see on täitsa tehtav tegelikult. Aga muidugi just siis, kui sa tagasi tuled, läheb see tase alati kõrgemaks. Nagu elus ikka, midagi hakkad mõtlema, siis asi muutub kordades raskemaks. Et see oli muutunud ja kuidagi niisugune enesekindluse rahu oli.
et ei olnud nii suurt põdemist enam, et ujumine on väga tore ja see on mu eluarmastus, aga et ei ole ka hullu, kui lähevad asjad halvasti. Et see on okei, me ebaõnnestumegi ja me ebaõnnestume 80% ja meil õnnestumise on 20%. Et sa olid nagu, ma arvan, küpsemaks saanud. No kui kaua sa siis treenisid enne, kui need Euroopa meistrivõistlused kätte jõudsid? Need, kus ma nüüd kulla võitsin, siis oligi 2022, ma vist kolisin, 2023 või, kolisingi Tallinnasse, et võtta asja tõsiselt, Toniga koos, 2024, 2023 oligi mul esimene EM tagasi, seal läks juba päris hästi finaali kohad jälle kohe, ja see oli 2023, 4, 5, ehk siis põhimõtteliselt 2 aastat tugevat trenni tegime Toniga. Tundub, et talente on ikkagi kõvasti meeles seal. Jah, on antud ja see ongi nagu vahepeal kurb, et ise ei näinud seda mingi hetk, võib-olla noorena, et oleks võinud rohkem pingutada ja vahepeal täna sa näed oma noortes, kui ma andsin vahel trenni, kes on talendikad ja nad ei viitsi, siis sa äkki lihtsalt, aga ma ei saa midagi öelda, siis ma ise samasugune lohe. No öelda võib ju ikka, et sa tead. No täpselt, eks ikka sa öelda, kuule sul on antud, aga mis siis ta, aga näed, seal on jumala hea pidu praegu. No kui sa täna nüüd kedagi treeniks, nüüd sa oled Euroopa meister ka, ma arvan, nüüd kui sa kellelegi midagi ütled, kas või vaatad kellegi trenni ja lähed mingi andeka venna juurde, ütled, kuule mees, et võta kokku, siin on talent, et see ilmselt mõjub natukene paremini ka. Ma usun küll ja ma loodan, et kindlasti üks suur unistus on mul ka ikkagi Eesti ujumist parandada ja inspireerida noori, et me oleme nii väike ja minu suur unistus on siiamaani, eks ma kõigile räägin, on teatemedal ka esimest korda ära võtta, et Eestil teatemedalit ei ole, et selle nimel ma teen tööd ja motiveerin noori, et jah, mulle nagu ujumine on nii hinge hakanud, et ma tahaks aidata igatepidi, kuidas oskan. No aga see Euroopa meistritiitel, mis sa arvad? Kas see tulemus tuli sellepärast, et sa lihtsalt tahtsid väga võita ja tõestada või sellepärast, et sul nagu tegelikult ei olnud nagu midagi kaotada, et sa olid juba ühe korra nagu loobunud ja nüüd justkui nagu ongi ainult võita? Jaa, see, mäletan EM-ile minnes, mul oli eesmärk lihtsalt medaliga koju tulla, et see on, mis värvi see medal, mul ei ole vahet, et medal oleks päris kõva ja ma teadsin, et ma olen selleks võimeline. Ja siis, kui ma esimene päev seal selle krooli teates panin korraliku isikliku 0,3-ga peaaegu, et siis ma saan aru, kiirus on olemas, aga siis jälle tihti peale niisugust tippvormidel, individuaalaladel vähemalt, ma ei tea, kus korvpallis on või kuidas üldse seda tippvormi ajastate, meil keha muutub väga vastuvõtlikuks kõigele ja hakkas nagu kurk kõditama ja nohu tulema, et ma jäingi siis vahepeal seal niisugune kerge haiguse vimm tuli sisse, ehk siis olidki väga targad otsused seal, aga oligi jälle, ma arvan, niisugune küpsuse hetk oli käes, et ma teadsin, et ei, las need 100-sed jäävad, ma usaldan ennast, mul on kiirus olemas, et mängime kõik kaardid selle 50 peale, mis võib muidugi nüüd nooremale sportlasele tekitada pinget, ongi ainult nüüd üks võimalus, aga jällegi kuidagi suutsin endaga rahu teha, ma mäletan, ma olin hotellides, olin väga üritasin vähe telefoni vaadata ekraani, hingamisharjutusi teha, käisin jalutamas, elukaaslane oli ka õnneks mul Poolas, saime jalutamas käia, käisin liha söömas purksi, et mulle liha teeb mind väga tugevaks tavaliselt, see hotellitoit on nagu jama, et hoolitsesin enda eest ja tegin neid asju, mis on mulle rutiinikad ja mis on mulle nii-öelda sina peal, mis teevad mind nagu enesekindlaks. Ja kui ma siis nii-öelda eelujumisest tegin juba 22.8, niisugused tundsid 90 prossaga, mõnusalt relaxed, ja siis jälle enesekindlus tõusis. Ja siis läksid poolfinaalis, panid jala maha 22.63-ga, mis oli nagu täiesti uskumatu aeg minu jaoks. Et siis ma oligi, et vau, uskumatu, ma olen siin, mul on võimalus panna isegi lõpuks selle kulla peale. Aga siis tuli see kõige pikem 24 tundi oma elus, kus ma pidingi ootama seda õhtusfinaali ja ossa poiss, see oli päris karm, et õhtul ma mäletan, mis pidin isegi mingi 15 milligrammi melatoniini sisse sööma, et tuleks uni, aga õnneks jäin magama, mis on nii oluline, tihtipeale võib olla probleem magamisega, sest et ikkagi hakkad mõtlema seda ujumist, aga hommikul ärkasin üles, mäletan, kas ma käisin ka liha jälle söömas lõunaega, purks ikka sisse, mõnus niisugune veiseliha, see oli niisugune hea kvaliteetne. Ja kui ma seal lõpuks õhtul võimlesin, siis kuidagi oli, terve aeg oli niisugune rahu oli sees, süda väga ei tagund, kõik oli kontrolli all, ma venitasin ennast lahti, panin oma parka selga ja istusin seal koorruumis ja sõin oma glükoosi niisugune komme, tavaliselt ma söön, et niisugune mõnus lihtsalt tegevus, et ei närvitse siis. Vaatasin teisi kutte, kuidas nad seal närvitsevad, käivad ringi, ma istusin rahulikult, mõtlesin, et ai, et tee lihtsalt oma asja rahulikult selle ajaga, kui sa suudad seda sama asja teha, mis sa tegid
päev tagasi, siis sa võtab igal juhul medali, mis värvis on, ei tea, aga kui sa seda sama asja teed, siis kõik õnnestub. Ja ma arvan, jah, lihtsalt see niisugune rahuhetk selles pingelises, et see lõpuks tõigi selle võidu, et ma suutsin säilitada rahu. Päris pikalt. Nii palju põnevaid asju oli seal. No, üks asi, mille peale mõtleme, sa ütlesid, et õhtul ei pruugi und tulla, et hakkad mõtlema, kas basseinis nagu ära ei mõtle neid mõtteid juba trennis? Kindlasti, me võiksime mõtlema kogu aega, kui sa veel oled voodis ja lamad ja silm kinni, siis hakkadki, kõige hullem on see, kui sa hakkad oma ujumist läbi mõtlema. Start, veealused löögid, mistu tõmmet ja siis sa tunned juba, kuidas pulss ka tõuseb, et see on kõige hullem, et ujumise peale õhtul mitte mõelda ja eks ma olen tegelikult üritanud seal ka niisugust mediteerimist õppida, kuidas mõtteid lihtsalt vaigistada, aga tihti ei tule välja, et siis tuleb ikkagi vana hea meditsiin natuke appi. No natuke õlavigastust oleme rääkinud, aga üldiselt ujumine nagu kõrvalt väga valus spordiala ei paista, aga kui vale see nagu, on see vale või ja kui vale see nagu mulje on? Ei, tegelikult väga õige ja tegelikult ujumine ongi väga hea kehale, et korvpallurid ma tean, kuidas ta ennast lõhuta ja mul on valus vaadata seda vahepeal, kuidas põlved on kõigil läbi ja puusad läbi ja et 2 klassi venda mul Martin Jurt läheb vist teisele puusaopile ja Rauno Nurgeril on, ma tean, päris raske, et selles suhtes, et sui, meil on ikkagi vigastuste vaba spordiala, selles suhtes nii kaua, kui sa enda eest ka hoolitsed. Ainuke koht, mis võib haiget saada, on meil õlad, sest need teevad väga ebaloomulikke liigutusi meil kogu aeg, aga kui sa hoolitsed selle eest, et soendusi, mida mina noorena ei teinud, mis mulle maksiski kätte lõpuks, et üldpildis on jah, ujumine ikka super. Ma arvan, kõige suuremad vigastused tekivad siis, kui uju läheb jõusaali ja me hakkame seal ennast pushima. Aga ujumine üldpildis on super. Aga see sinu õlavigastus ka nagu pigem nagu ülekoormusvigastus? Ja no puhtalt noorena Laudentuses me mängisime viimase hetkeni videomänge, jooksid trenni, õppisid prillid pähe kohe vette, et tule 15 minti varem tee õlad soojaks. Ei, seda... Okay. Aga no kui palju seda läbi valu pressimisse oli või panid seda tähele või võtsid seda nagu, et mulle treener armastas öelda, et kui ärkad hommikul üles ja valus pole, siis oled järelikult surnud, et seda hetke karda. Ma ei tea, ujumises nii palju haiget ei saa, aga ma ei usu, et ka väga palju on nii, et hommikul ärkad üles kuskilt, lihas ikka valutab, mida ikka kuskilt valutab, et kui palju sa nagu teadlikult seda valu ignoreerisid ja kui palju sa nagu ennast tagasi hoidsid või kas üldse hoidsid? Ja no jälle noorena oli see, et iga valu oli kohe, kõige hullem valu üldse, oli võimalus ka eemal astuda, jälle saad rohkem videomänge mängida, mis iganes. Et jah, noorena oli seda, oli ikkagi läbi valu pressimist ka, aga mingi piirini ja siis said aru, kui ma enne junior teemi ei suutnud isegi kätt kuhugi üles tõsta, said aru, et on nagu mingi mäda on sees. Et siis on nagu kindel cancel, aga üldjuhul, kui niisugune kerge valu oli, siis ikkagi pandi läbi valu ja lõpuks oli see kõlg nii tuim, et ei tundnudki enam. Täna on see, et ma saan lihtsalt aru juba, mis on erinevad valud, et on lihase valu, see on okei, sellest võib läbi suruda, sest see on normaalne, aga kui sa saad aru, et see on sügavamal ja on seotud nagu tõsisema asjaga, et seda ma täna tunnetan, mis on nagu suur pluss. Korra veel selle nagu haigused tundub mulle, lihtsalt nagu külmetus tundub mulle hästi nagu selline asi, mida võib ujujal nagu palju olla, sest ma käin lastega basseinis 10 korras 7 ja on neil pärast nohu, et kui sa ilmselt tunned juba väga vara ära, kui sul hakkab mingi külmetus haigeks, sul mingi nipp ka, et nii, nüüd ma tunnen, et mul hakkab kurk haigeks jääma või hakkab köha tulema, et ma teen seda ja siis ma saan terveks. Täna jah, mul on igast vahendid, noorena oli lihtsalt panid nii kaua, kui olid tõesti juba täiesti haige, et kerge kõhu, noha, ei ole hullu, tule. Tegimegi nii kaua, kui tõesti oli kõik tekkis, aga täna, kui mul on tunnen juba, et midagi tuleb, siis ma esimese asjana jätan kohe endal jäävanni ära näiteks, et taastusvahendina see kurnab organismi ja kergelt, teeb külmaks ikkagi. Ja siis on alati niisugune, et C-vitamiini kuurid on kohe läbi ja üritan korralikult magada ja vett juua ja siis tunnetada keha, kas võib-olla siis üks päev vahele jätta, et täna on juba kehatunnetus nii hea, et saab kõike kontrollida ilusti. Ja muidugi pidevad veretestid üritan teha ja lihtsalt korralik toitumine ja enesehoidmine ja normaalselt tossud jalga ja müts pähe isegi siis, kui on päike väljas, et niisugused lihtsad asjad. No see on mõistlik jah tundub. Kuule, aga tuleme sinna alguses minu mulje, et see on väga üksluine, et aga mis sa siis teed ikkagi, kui sa oled 2 tundi, ma ei tea, 1,5 tundi järjest ujud, mida sa teed seal veel, milles sa mõtled? Või kas sa üldse mõtled või sa mõtled tehnikast või sa mõtled sellest, kuidas su päev läheb või mis me homme teeme või pärast trenni või?
jaa, no noorena oli igast mõtteid peas, vaatasid, kas ujud kiiremini kui see, kes kõrval on, mis videomängu võiks hiljem mängida, kas koolis oli vaja midagi teha, et mõtteid oli siis palju ja vahepeal kiusasid kedagi vee all, lõid rohkem jalgu, et tal oleks raskem ja et no niisugust pulli sai rohkem. Täna ma ei uju enam 5 kilti esiteks, ma olen küll 2 tundi seal basseini ääres, aga ma teengi puhtalt detaile ja võrreldes sellega, kui ma vanasti ujusin 5 kilomeetrit, täna ma teen kilomeetri, isegi alla, et asjad on palju lõbusamad, ma teen kiire sprindi, ma tulen välja, me vaatame videotreeneriga, arutame, viskame nalja, et niisugune lähenemine on hoopis teine, mul ei ole seda joone vahtimist enam nii palju ja selles mõttes suur respekt nendele pikamujujatele ja Gregor Sirgile, kes teevad seda jubedat 200 delfiini tööd, et see on crazy. Mina seda ei suudaks teha, aga eks sellepärast ta käibki nii palju laagrites ka, et teistega koos seda teha, üksi oleks seda jube teha. Ja see on siis nagu ala võtame mingi kergejõustikust, mingi 4 sotti või? No temal on see pingutus 1.55. Okei, see on 800. 800, jah. Et see on, no see nõuab ikkagi mahtu. Et... Ja seda ei treeni ka kuidagi kavalusega? No ma arvan küll, et seal peab ikka ujuma. et just see on väga võrdlus, jah, et ja Usain Bolt ütles, et tema ju tegelikult ei jooksnud 400-seid ringe, et milleks ta sprintis ja ma arvan, tal oli päris lõbusad trennid. Tundub küll kõrvalt vaadates niimoodi. Ma lihtsalt ise mõtlen seda, et noh, mulle üldse nagu kestvusalade inimesed, ma mõtlen, et nad natuke peavad teistsugused olema kui mina, ilmselgelt, aga ma panen niimoodi, et jalgratas, ma saan vabalt kaaslasega kõrval rääkida, kõrvaklapid on ammu olemas, eks ole, kui tahan, panen isegi mingi YouTube'i video mängima, siis väga kiiresti võib-olla ei sõida. Jookses samamoodi, ma saan rääkida, muusika kuulata, podcasti. Ma arvan, kui sina seal Audentes panid väga palju nagu veekindlaid kõrvaklappe veel olemas vist ei olnud. Ma ei tea, kas praegugi, kas kasutavad ujujad nagu, ma ei tea, seda aega siis, mis iganes, muusika või podcasti kuulanud? Tippujujad mitte, sest tegelikult ei ole veel ikka leiutatud, ma arvan, nii häid mis nagu segaks kiiret ujumist. Harrastajad jah, sest nad liiguvad aeglasemalt, ei ole võib-olla liigutused nii, et läheks näiteks kõrva vastu, mis iganes, aga tippujujad kindlasti ei kasuta. Okei. Et see... ei, no põhimõtteliselt, no mis on, need on niisugused natuke hullud inimesed, jah, et niisugune enesepiinamine, enesetõestus ja mis ma olen täna aru saanud, tegelikult niisugune kuidagi me oleme väga rutiini taluvusega, mis on tegelikult tööandjale väga meeldib, sest et nüüd pikamujujatele niisugune rutiini taluvus on jõhker ja nad kuidagi vist naudivad seda ka. No peab nautima, muidu oleks vabab see. Tõsi on. Aga kas sa nagu ujudes või treenides, kas sa kontrollid enda mõtteid või su mõtteid kontrollivad sind? Täna, no vanasti oli küll, et tuli igast mõtteid pähe ja see oli okei, lihtsalt looklesid seal vees ja mõtlesid kaasa, mis iganes pähe tuli. Aga tegelikult, mida peaks tegema selle 2 tunni jooksul on see, et sa mõtled kogu aeg kaasa, mida sa teed vees. Ehk siis sa ise peaksid ikkagi kontrollima oma mõtteid, sest et ideaalis me tahame luua selle tugeva neuro connectioni oma lihaste vahel. Et siis, kui tuleb väsimus ja ma lähen paugust lihtsalt ujuma võistlustel, et ma teen neid õigeid liigutusi. Aga see nõuab ka seda pidevat mõttetööd kaasa, mis muudab kui seda ujumise veel lõpuks karmimaks, sest et ma ei saagi mõelda lihtsalt lambi mõtteid seal vees olles, mida ma õhtu veel teen, vaid ma tegelikult peaks mõtlema iga kord oma tõmbele ja kas ma kiirendan seda kätt läbi vee. Et peab olema mõte kogu aeg ujumise juures, et luua seda nii-öelda ideaalset tehnikat. No aga kui sellest mõttest juba räägime, siis mis sa oled teinud, et neid mõtteid nii-öelda korda saada või nagu nii, et sina saaksid neid juhtida ja oleksid täna enam mitte nii pikalt järjest, aga nagu ikkagi iga selle tõmbega, sa teed ju seda ühte ja sama asja, ma ei tea, 1000 kordi on ja sa une pealt, sa võid mulle praegu ette lugeda täpselt, mis sa pead tegema, eks, aga et kuidas sa nagu siis selles hetkes, mis tehnikaid sa aitad, kas sa oled kunagi mingit välist abi selleks kasutanud, et saada oma need mõtted paika? Välist abi ma ei ole kasutanud, kunagi võiks ikka proovida, aga täna ongi nüüd see öelda küpsus käes ja eks võib-olla, täna on internet ka nii võimas, et oled nagu õppinud igast erinevaid viise võib-olla siis, kuidas endaga toime tulla ja kui nooren oli aega, tohutult meil on ju aeg, siis mida vanemaks saad aru, et sul on tegelikult aeg on ikkagi meil päris piiratud. Ja täna siis ongi veel, nüüd ma saan aru, et mul see tippspordi aeg on veel meeletult piiratud. Ehk täna ma ärkangi üles ja tahangi, on niisugune lihtne mõtlemine on see, et ma tahan olla iga päev natuke parem,
ma tahan anda endast täna kõik selles hetkes, mida ma seal vees teen, et kuidagi tegelikult on nagu klišee või nagu lihtne, et give it all, et annan endast kõik iga päev just selles hetkes selles vees, et muid asjad kindlasti, siis ma tulen koju puhkama, ma olen nagu lodru valmis, aga kuidagi, et mul on kui mul see 2 tundi on täna päevas antud, siis ma panen kogu oma energia ja mõtte sinna sellesse 2 tundi, et olla parem, kui ma olin eile. Et ma lähen trenni ka, ma karjun treener, davai, let's get better today, saame paremaks, motiveerin ennast, kuulan motivatsiooni kõnesid tegelikult päris palju, mul on vist 45 minutit seal Spotify's on motivatsioonikõned, kui ma sõidan näiteks trenni. You got this, on niisugused tugevad motivatsioonid ja mulle meeldib kuulata väga võimast muusikat, Hans Zimmerit, Two Steps from Hell, et niisugune, et mina olen oma filmi mingi peategelane, et mina saan paremaks ja tegelikult, et iga trenn, see ongi nii oluline, mida me räägime noortele, iga trenn loeb, aga noorel on, mul on veel 10 000 trenni ees, aga nüüd ma saan aru, et tegelikult mul on veel võib-olla ongi 1000 trenni ette veel jäänud, ja ma peaks sellest kõigest võtma maksimumi. Aga mis saab siis, kui sa nagu avastad, ma ei tea, olgu see siis näiteks võistlusel, et sa ei ole nagu mõttega seal, ma ei tea, kas siis vees võib-olla on juba hilja seda avastada, et ma nüüd ei lugenud oma lööke või mis iganes, et kuidas nagu seda olukorda üldse vältida? Ongi lihtsalt pidev võistlemine, mis tuleb meile kasuks, et esimesed stardid ongi alati väga lohakad, lühikesed väljumised, üleliigsed liigutused, et keha vahepeal unustab ära või mõttega unustab ära, aga täna õnneks võistluste hetkel oleme ikkagi võistlustel päris koha peal, olen nagu focused, samas ka ikkagi tore, lõbus, relaxed, et seda joont ma oskan nüüd näelda käia, aga pidev võistlemine teeb tugevaks, selles mõttes, et korvpall on selles suhtes hea, et mängite päris tihti, ma arvan, see ongi nagu suur osa teil treeningutes ma ei teagi, mida te peaks tegema, võib-olla ongi ainult lihashooldus, sest et te saate kogu aeg niisugust suurt koormust mängudelt, on ju. No ma selles mõttes, aga korvpallitrennis oleneb natuke treenerist, sealt Rakvere kandist on üks treener, kellel ongi ainult korvpall põhimõtteliselt trennis, aga treenerid, kelle käe all mina olen mänginud, siis tead, seda mängu kui sellist hoitakse nagu preemiat, kui ülejäänud asjad teed väga hästi, saad lõpus natuke mängida ka. Et ujumises me üritame ka leida seda ikkagi, sest et treeningus ilmselgelt sa ei suuda saavutada seda maksimumkiirust ja seda saabki ainult juhtuda võistlustel, nii et pidev võistlemine aga kindlasti aitab tugevale mindsetile kaasa. No ma tean, et sa väga, täna vähemalt nüüd küpses ja sportlasena ikkagi väga hoolitsed iseenda unede eest, toidu eest, mis hetkel nagu see sellist väga tähtsat rolli sul mängima hakkas, ma kujutan, et Audentse seal Frat House'is võib-olla see ei olnud kõige primaarne. Ei, kindlasti ei olnud jah, aga õnneks meil oli see tasuta cafeteria kogu aeg USA-s, mis oli pluss, said minna süüa palju tahad, et see oli hea, kindlasti ei valinud võib-olla kõik kvaliteet. Ma just tahtsin, et seal süüa palju tahad on jah, iseenesest tore, aga kui sa seal friikaid pitsat ja burgerit ainult valid, siis... Aga õnneks toitu on alati olnud, ma tean, et see on oluline, aga kõige nagu viimase punkti ma panin ikkagi siis, kui ma tulin Eestisse ja hakkasin tippsportile tegema, et siis ma sain endale kõrvale läbi heade juhuste ja õnne Mihkel Silmeri, kelle kes on minu toitumiskuuru, mille järgi ma kõike teen ja tema õpetuste järgi ja et palju liha ja et äkki võib-olla teed mingi hea lihavideo üks päev. No mul endal, ma sporti ei tee, siis ma liha enam ei söö. Mul on liha kogu aeg, menüüs peab olema seda kvaliteetse proteiini. Ja, ei täitsa nõus, aga kui keeruline see on siis vaadata, kuidas sõbrad pitsat söövad kõrval ja ise siis keefiriga tatart sisse luristada? Okei, sa teadki, see tuleb väga. Ei, see oli, tead see, aga samas jällegi siis nagu eristab sinna, ütleb, davai, mina saan, ma ei suudan, nüüd, et davai, nüüd ma on parem toitu ja näiteks, et see tegelikult motiveeris ja ühe pitsa ma ikka sõin kõrvale seal lõpuks, et aga ei ole raske, sest et mulle võib-olla meeldibki olla teistsugune ja teha asju teistmoodi, et aga kommentaare tuleb ikka sõpradelt või? No ikka tuli jah, mida sa teed siin, aga ei, selles mõttes nad kõik mõistavad ja need olid mul ikka head ujumissured, elavad mulle täiega elus kaasa, et natuke kildu ikka, aga lõpuks ma tean, et nad on südamega, nad õiges kohas ja see on kõige olulisem. No aga see uneasi paika saada, ma saan aru, sellega siis võib-olla oli natuke rohkem isegi probleeme nagu noorena, et arvutimängud ja Frat House'i peod on ja kas see ka lihtsalt nagu loksus paika, said vanemaks, võib-olla elu läheb stabiilsemaks, elukaaslased asjad, et ei olegi vaja nagu tõmmelda lihtsalt iga õhtu ööklubis käia ja Call of Duty't, ma ei tea, pooled mängida. No just, et selle
pärast ma enne mainisingi, et see niisugune USA aeg oli hea sarvede maha jooksmine, et eks sa tulid siia Eestisse, siis see niisugune ööklubide elu oli nagu oligi teise järgu, ei huvitanud enam see ja siis, kui ma tippsporti teinud, eks ma siis ikka mängisin mänge, aga kui see sport nüüd täiega peale lendas ja eks ikka oled uurinud ja lugenud, et uni, mida üldse need maailma tipud teevad, Roger Federerid ja Djokovicid ja Lebron, et mis neil on 10 tundi päevas, et 8 tundi öösel ja 2 tundi veel lõunal, siis sa saad aru, et seal on mingi connection, et uni on ikkagi see koht, kus meil keha kõige paremini taastub, sa võid nii palju massaaži teha, kui tahad, aga uni on ikkagi see, mis meil lihast parandab ja saad aru, et kui see annab sulle selle jälle 5% juurde, siis sa kindlasti võtad selle 5%. Nojah, aga uni on selles mõttes on tõesti hea, aga ega kõigil ei õnnestugi magada nagu. Kas sul ei ole sellega probleeme olnud? Meeldib sulle magada? Tegelikult ma olen vähese unega. Mul tihti ka kipuvad olema väga pinnapealsed uned ja ma räägin palju unes, et see on mulle olnud kindlasti challenge, aga ma olen aru saanud, et ma pean ennastki päeva jooksul ära väsitama. Kõige halvemad uned mul on alati need päevad, kus ma olen puhkepäevad, kus ma olengi kodus lebanud. Et siis ma ei jää öösel üldse magama, aga need päevad, kus mul on 2 trenni, mul on veel võib-olla üks eratund ja ma tulen koju ja ma olen väsinud, siis on nagu superuni. Et jällegi õppida oma keha tundma, et siis tead, mida pead tegema nii-öelda. Ja see on tegelikult võistlustel kahjuks peabki ikka natuke meditsiiniabi kasutama, sest et võistlustel sa oled ainult niisugune kaalik asendis kogu aeg, couch potato, puhkad kogu aeg, et energiat säästada üheks stardiks ja siis need uned võivad päris rasked olla. Ühest asjast tahaks veel rääkida hingamisest, see on üsna oluline, siis et peab palju hinge kinni hoidma ka, aga välja peab see kuskilt tulema. Wim Hof, eks ole, ma isegi tean, ma olen teinud ka seda mingi 2-3 nädalat, tegin seda asja ja ühel hetkel ma suutsin nagu mingi 3 ja natuke peale minuteid hinge kinni hoida ja see oligi, ma olin mingi 2 nädalat ja ma olin nagu, kui ma seda nagu kella vaatasin, siis ma olin nagu, mis asja, kas oskad nagu seletada, nagu mis asja, kuidas see võimalik on, et muidu tead, ma olin ju ikkagi nagu päris sportlane mingi 10 aastat on ju väga heas vormis, ma ei ujunud mitte kunagi basseinis vee all ühtegi otsa, nagu ühte tervet otsa 25 meetrit siis, ükskõik kui heas vormis ma olin. Ja nagu siis, kui ma enam sporti ei teinud, tegin seda hingamist, nagu tänas ei ole nagu mingi probleem. Mul kindlasti tehnika ei ole paremaks läinud, ei ole mitte midagi muutunud. Ja enam ma seda hingamise asja ei tee ka, aga lihtsalt see, midagi mul jäi sealt meelde, et ma pean kuidagi selle hapniku endale nagu, ma pean vere suutma hapnikuga ära rikastada, et ma pean nagu pressima endale kopsu nagu täis, aga ma päris lõpuni tegelikult nagu asjast aru ei saa. Jah, ma olen ka nüüd lugesin ühe raamatu või kuulasin ühe raamatu läbi Breath, kus rääkis ka nii-öelda, kui oluline on tegelikult läbi nina üldse hingata meil, et tegelikult suu ei ole hingamiseks mõeldud, on ikkagi söömiseks ja Wim Hof, seda kõike hakkas mul see sõber Dylan Carter Ameerikast, tema keskendus sellele. Aga ega ma päris teadust ka seal taga ei tea, ma lihtsalt tean, et see ilmselgelt on oluline, kui me terve elu hingame, siis ilmselgelt see peab olema, seal peab olema teadust taga ja seal on erinevaid tehnikaid ja mulle see Wim Hof meeldib, sest ta tekitab niisuguse mõnusa relax feelingu ja pärast seda ma kas ärkan kohe tõusen püsti ja mul on väga võimas, ma ei tea, kuidagi kõik on HD järsku või siis, kui ma jään sinna põrandal lama, ma tavaliselt vajun unne. Et 2 varianti, siis ma ise neist valin selle ja ma olen vahepeal enne treeninguid ka seda teinud, et lihtsalt ongi rikastada natuke hapnikuga verd ja vaadata, mis tunne mul erinevus treeningutes, et suurt vahet ma pole näinud, aga eks peab, endaga peab mängima, aga usun, et seal on kõva teadus taga, võib-olla aitaks, kui ma saaks kunagi mingi hingamisspetsialistiga rohkem rääkida ja ta võiks mul erinevaid asja õpetada, et see on asi, mille suunas võib liikuda, et leida seda ehti 1% oma saavutuses, aga praegu on niisugune lihtsalt hobi korras tegelen sellega vahel, et kopse võib-olla hoida töös. Kusjuures eelmine kord käis just mul küla Suku Jürent oli kes ka, külm vesi ja hingamine on nagu tema asjad, nii et tasub, ma arvan, uurida natuke. Ja, külm vesi ma olen kaasas, aga hingamise kohta uuriks küll talt. Et Eestis on täitsa mingi niisugused vabastava hingamise tegijad ja ta just nagu selleks, et mitte nüüd otseselt võib-olla füüsilist vormiga parandada, aga väga palju aitab just seda vaimset nii-öelda tooni seada, et kindlasti, ma olen ise ka käinud ühes mingi vabastava hingamise seal ja oli samamoodi, et tõuseb püsti pärast näpud kõik surisevad ja siis
aga noh, eks iga inimene reageerib seal teistmoodi, mõned sellest grupis käisid kuskil täitsa teises dimensioonis, et ma nagu seda ei näinud, et siis natuke nagu hakkasin, mõtlesin, kus mina siis olin, me tegime täpselt samu asju, et kuidas mina ikka nagu siin olin. See on väga huvitav. Aga kui palju üldse sa selle oma 50 meetri sprindi ajal hingama pead? 0, et terve aja ja tingi kinni, jah? No tegelikult see on ainult 22 sekundit, on ju. No kroolis on 20 ja sellilis 22. No jah, aga sa pead liigutama, et nagu 22 sekundit niisama hinge kinni hoida, muidugi ökki-mökki, aga kui sa nagu täiega seal vehkima pead, siis... Jah, kuidagi... Jah, see on niisugune jälle õppimise asi, et terve elu oleme teinud niimoodi ja päris noorest peast tegelikult hakkadki juba ujuma niimoodi ja sest et hingamine võtab aega ja siis ongi jälle näiteks Bowensi teema, hingad korra välja, vajud natuke, hingad jälle sisse, muudab kehasendit, et aga võib-olla see ongi mu probleem. Võib-olla küll, hingad liiga palju, hinga vähem. Aga palju sa järjest jõuad ilma hingamata otsasi panna? No 3 teen ära, niisuguse kerge ettevalmistusega, 3 otsa lühikses. Päris jõhker. Vee peal ja vee all, ma arvan, et võib-olla teen ka 3, sest mäletan seda Kruusi videot kunagi, kus ta Martin Allikuja pani vee all ujuma, kui Martin seal vee all minestas. Siis ta 3 otsa tegi ära ja siis tõukas ära ja siis vajus ära. Aga kui ohtlik see on? Kas sa oled ka veest pildi kottima kunagi? Ei, mina ei ole. Eks seal ongi niisugune, ma olen alati olnud natuke ettevaatlikum nii pingutuse osas kui ka kõik selle hingamisega, et ma teen mingi piirini, aga hingamisega ja vee alla ei taha liiga palju pushida. No aga sa juba ütlesid jah, et täna nagu ujumine meeldib sulle nagu üleüldiselt spordina, tahaksid siin Eestis sporti võimalikult palju aidata. Kas sa, no esiteks, kui kaua üldse ühe siis ujumisprinteri karjäär kesta võib? Noh, maailmas kõige varem medalivõit on 42. Brasiillane, just. Et ja täna on uurimustöid juba tuleb välja, et meeste isegi niisugune prime võib olla 35, mitte nagu vanasti niisugune 25, et ma arvan, see vanus lükkub edasi tänu, ma ei tea, teadlikkusele, inimesed hoiavad ennast paremini ja võib-olla ka meditsiin. Et no mina teen nii kaua, kui mul keha lubab ja kui mul indu on, et lükkame neid limiitis edasi. Ma ei teagi, kes täna need vanemad sportlased on kindlasti sõudjatest on seal vanad, aga et kes meil siin vanevad... No boks on näiteks, on sama Uku on 37. No et äkki, no võib-olla ongi peas nii palju vaata on ja, et lähed ikka sinna cage'i, lähed ikka, kui oled vaimselt tugev ja küps, siis on natuke lihtsam seda vastast alistada. Ilmselt jah, ja pluss see, mis saagi oled siin öelnud, kui palju ikkagi see teadlikkus juba nagu valmistumisel treeningutel kõigil tõuseb lihtsalt sellepärast, et sa oled nagu vanem ja targem. Praegu järgmine eesmärk on LA, ma saan aru. LA, suur eesmärk on LA, jah, ja selle suve eesmärk on augustis toimub EM, jah. Aga mis see, no räägime ikka suurest eesmärgist, kuidas siis, mis tulemus tulema peab, et sa oleksid nagu rahul? Ma arvan, ma oleksin rahul finaali kohaga, sest et finaalis võib kõik juhtuda juba ja sinna jõuavadki need maailma top 8 ja see on juba, ma arvan, see 10. mäng. Kõik need jäävad seal 0, ma arvan, 3 sisse. Et, ja siis juba ongi see ka hetk, kus jääb kõige, sest füüsiliselt ma arvan, need 8 on kõik väga võrdsed, aga siis võidab see, kes on vaimselt kõige tugevam, ma arvan, see on nagu lahe ja see on löögi võimalus kõigile. See ongi jah väga huvitav, et no ma ikka mõtlen, et tegelikult vist iga spordiala nagu tipus on nagu füüsilistel võimetel väga väiksed vahed, noh. Ega tehnikas ka, te olete kõik 20+ aastat seda sama asja teinud on ja ega niimoodi võta kas või korvpallurid, pane nad saali, pane nad viskavad sama palju, jooksavad enam sama kiiresti, okei, mõni hüppab natuke kõrgemale, mõni natuke vähem, aga nagu suures plaanis on nad kõik samasugused, aga ometi on LeBron James on nagu üks on ju. Et kui suurt rolli ujumises, siis kui see ongi, sa ütled, et 8 venda on seal, siis see ongi puhtalt vaimne asi. See on juba, ma arvan, puhtalt vaimne mäng seal, kes suudab säilitada rahu, kes ei tõmble üle. Noh, nii lihtne tegelikult ongi, jah, et mental games, et Kobe mentality, et rest in peace, aga jah, see on naljakas, jah, et kuidagi, näed, peas on ikka nii palju kinni, peavõit. Peavõit, jah. Aga kas sa täna naudid ujumist rohkem siis, kui ütleme, sa olid nagu, Eesti mõistes olidki tipus ikkagi ja NCAA meistriks tulid, et kui siis?
jaa, seda ujumistrenni ma lähen parema meelega, kui ma läksin siis, ma lähen täna selle mõttega, et ma tahangi olla parem, tahan näha oma limiite, pushida ennast, et sel hetkel ma käisin seal, sest et oli tore kuttidega olla, tegime kõik seda koos, ujumine sobis mulle, bla, andis mulle võimalusi, aga täna ma teengi seda puhtalt sellepärast, et olla enda parim versioon nii-öelda. No väga hea, ujumine kõrvalt väga dramaatiline ei paista, kokkupõrkeid pole otsest nii-öelda nagu vastase vastu minema ei pea, aga selle ala raskus ei olegi võib-olla vees, vaid see ongi peas. Kui suudad päevast päeva teha sama asja, ilma sellise suure emotsiooni liiga kiire tagasisideta ja võib-olla ka kindluseta, et see kuhugi viib, siis see polegi enam lihtsalt sport, vaid see on otsus. Ja vahel tulebki korraks eemal astuda, et aru saada, miks üldse alustasid ja siis võib-olla tõeline karjäär. Alata, aitäh, Ralf, et siia tulid. Mul oli väga põnev jutuajamine ja loomulikult soovin sulle edu kõikide eesmärkide saavutamisel. Suur aitäh teile ja mul oli ka väga põnev jälle sellest rääkida. Aitäh!